kriitiline intsident. Tere tulemast kuulama podcasti Kriitiline intsident. Mina olen saatejuht Ronald Liive ja avan täna teemat, mis on meie kõigi jaoks oluline, kuna nagu me uudistest võime lugeda, eestlased on väga rikkad, meil kõigil on väga palju sääste oma pangakontol ja neid sääste ju peab hoidma ja loomulikult investeerima ja saama finantsvabaks ja kõike seda veel. Aga tegelikult täna me räägime sellest asjast, et mis on meil siin juba pikemat aega, juba aastaid vaevanud, sellised pangapettused. Ja sel teemal on saates külas Swedbanki pettuste tõkestamise ja ennetamise valdkonnajuht Julia Plaamus. Tere! Tere! Ma eeldan ja loodan, et me ei hakanud siin täna rääkima, kuidas pangapettusi läbi viia, aga ega me sellest üle ega ümber ei saa. Sest tegelikult alles hiljuti ma nägin YouTube'is ühte videot, kus üks eestlane justkui nagu õpetas, et kuidas nagu pangapettust läbi viia, et tänapäeval on sellised AI tööriistad ka, et kirjutad talle ühe lause, et kuule, ma olen pettur ja tahan teha sellist saiti ja ta saigi sellega hakkama. See on lihtsalt sissejuhatuseks. Ma alustaks hoopis sellest, et milline see tänane pilt Swedbanki vaatest on? Kui palju need pangapettused teie igapäevatööd mõjutavad? Jah, et kahjuks ikkagi on see meie igapäeva nii-öelda töö osa ja oma igapäevatöös vahet ei ole siis millises valdkonnas me täna töötame pangas, vähemal või rohkemal määral see meid kõiki mõjutab. Et meie konkreetses osakonnas ikkagi on see nii-öelda igapäevane monitoorimine ja haldamine, et me nii-öelda suudaks ära siis hoida need pettused, aga meie ülejäänud pangatöötajad siis teevad samamoodi oma toodete ja teenuste vaate poole pealt siis ikkagi kõik endast oleneva, et siis nii-öelda me suudaks ära tuvastada neid, me suudaks ära hoida neid, et jah, igapäevane töö. Nii et hoolimata sellest, et Swedbankis on olemas eraldi see osakond, mis justkui tegeleb nende pettuste tõkestamise ja ennetamisega, siis kõik osakonnad veel ise eraldi seisvalt tegelevad sellega. Just. Kas see tegelikult asja keerulisemaks ei tee? Et võiks ju olla nagu see osakond, kui sealt tuleb, kui teie poolt tuleb nüüd selline käsk või kohustus, mis iganes, et nüüd me teeme niimoodi, muudame oma Swedbanki sisse logimist või tehingute kinnitamist, võt selliselt siis kõik ütlevad, jah, saame aru, teeme ära. Ja no selles mõttes, et jah, meie osakond konkreetselt, kes siis tegelebki igapäevaselt pettuste ennetamise ja tõkestamisega, siis jah, see on meie nii-öelda põhiroll, kuid pank tervikuna ikkagi seisab selle eest, et meie kogu pank siis ja pangatöötajad oleks siis teemadega kursis ja kataks siis nii-öelda ära laiema skoobiga siis selle pettuste osa, et jah, meie osakonna töö on nii, nagu ta on, aga jah, me väga palju toetume ka ikkagi teistele toodetele ja teenustele, kes siis omakorda aitavad meid sellel raskel teekonnal. Aga kui raske see teekond on siis? No mida aeg edasi, seda pädevamaks ju meie petturid lähevad. Ehk siis täna on ikkagi seis, kus pangad pigem nagu me reaktiivselt nagu toimetame nende pettustega, mitte siis proaktiivselt, sest et me ikkagi vastavalt sellele, kuidas siis petturid nii-öelda oma mänge mängivad, peame siis ennast kohandama vastavalt siis nende skeemidele. Et jah, see on keeruline. Kui palju inimesi teie osakonnas üldse töötab? Meie osakonnas täna on siis konkreetselt, kes siis tegelevad pettuste poolega, on siis meid on 10, et kes siis igapäevaselt tegelevad jah, kas siis monitoorimisega, uurimisega, erinevate reeglite kirjutamisega, et kõik see on jah meie töö, pluss siis meie suurem osakond koosneb siis erinevatest nii-öelda küber või siis terrorismi rahastamise tõkestamise teemadega ka, ehk siis jah, meil on nii-öelda laiem, pluss siis sanktsioonid, eks ole, et see on ka teemasid jagub ikkagi pangas. Ja. Aga kuidas nagu see, kui me üritame nüüd need 10 inimest, kes teie osakonnas töötavad, kujutate ette seda tavapärast tööpäeva? Tulen hommikul tööle, mis iganes mu tööpäev algab, teen arvuti lahti,
kas ma saan kuidagi mingis ülevaate, et no nüüd möödunud ööga või selle ajaga, kui mina nagu tööl ei olnud, vahepeal olid siis nädalavahetus või lihtsalt tööväline aeg, et võt nii mitut klienti, Swedbanki klienti üritati siis petta või lausa peteti ja nüüd siis hakka midagi tegema ja tegelema nendega. Ja ikka jah, et see ju meie töö ongi, et me tuleme hommikul tööle, me avame arvuti ja me saame ülevaate, mis siis vahepeal on toimunud, mida meie monitooringusüsteemid on siis suutnud kinni hoida, pluss siis see, et meie näiteks kõnekeskuses inimesed on kas siis mõne kliendiga suhelnud, on meie kliendid meile saatnud erinevaid pettuste teemalisi kirju, mida nad on ise saanud panga nimel siis nii-öelda, ehk siis jah, see ongi põhiline, et iga hommik tuleme ja hakkame seda vaatama üle, mis on toimunud ja hakkame tegutsema nende asjadega. Kui palju seal on midagi uut? Sest ma kujutan ette tegelikult, kui sa tuled inimesena tööle, vahe pole, mis su töö on. Kui sinu jaoks see töö hakkab nii-öelda üksluiseks minema, et on ikkagi need samad pettused, see sama muster kogu aeg see kordub. Kas seal tuleb ka midagi uut välja, et no nüüd te näete, et need petturid, ma ei tea, nüüd täiustasid oma nii-öelda stsenaariumit, see jutt, mida nad räägivad, see on läinud veelgi paremaks. Ma olen näinud meedias pilte, et nad näitavad ka vahest teevad nii-öelda videokõnesid ja siis nad taustaks nagu kuvavad mingit justkui nagu politseivappi ja Eesti lippu ja kõike seda, et kas te näete, et see ajas on kuidagi nagu paremaks läinud nende? Ikka. See, kuidas nad täna toimetavad, on juba üle mõistuse hea, aga see läheb veel paremaks, veel detailsemaks, veel sihitumaks, ehk siis täna ju ikkagi meie ühest küljest väga suur abimees nii-öelda erinevad AI nii-öelda teenused, eks ole, et siis ka petturid kasutavad seda maailma väga usinasti ja tõesti väga-väga nii-öelda täpseid ja analoogseid nii-öelda veebisaite loovad, väga täpseid häälsõnumeid, spoofivad siis telefoninumbreid, eks ole, millelt helistatakse, et küll panga, küll telekomi nimel, eks. Et ja, see on ülimalt detailseks ja täpseks läinud. Kas iga pettuse puhul, mis tuleb või potentsiaalse pettuse puhul, kui teie pangana saate sellest teadlikuks, kas te edastate kogu selle informatsiooni politseile, kas te edastate sideoperaatoritele? Ja ikka. See on igapäevane teema, et me teeme hästi tihedat koostööd teiste pankadega, nii Eestis kui väljaspool Eestit, kindlasti ka politseiga, kindlasti erinevate telekomidega ja riigiasutustega siis ka, et ikka me teavitame, see on üks meie töö osa, kus me suhtleme erinevate osapooltega, et siis seda teemat ära katta ka riigiüleselt. Te tõite välja selle tehisaru ja ma ka tegelikult saate alguses ütlesin, et tõesti YouTube'ist võib näha ühte videot, kus nagu õpetatakse justkui kuidas teha sellist pettuse saiti, see ei olnud kui selle antud video või selle inimese, kes selle video tegi nagu eesmärk, et ta nüüd õpetaks, vaid ta lihtsalt näitas, et näete, kui lihtne see kõik on. Üks teine pank, kelle nime ma täna ei maini, kuna nende esindajad siin ei ole, just ütles hiljuti, et nemad suutsid AI-d kasutades, tehisaru kasutades väga palju pettustest nii-öelda ära hoida, siis tõkestada. Kui palju Swedbank kasutab pettuste ära hoidmiseks tehisaru abi? No täna me saame öelda seda, et mingil määral me seda ikkagi kasutame, aga täna võib-olla mitte nii palju, et meil on ikkagi erinevad tehnoloogiad, mida me siis oma töös kasutame, monitooringusüsteemid, eks ole, et see pool on pigem, aga ega ei saa meiegi jätta sinnamaani, et me seda kasutusele ei võta, et tõenäoliselt on see lihtsalt aja küsimus. Kas nende pettuste puhul, mida siin on tõesti, nagu öeldud, aastad olnud, kas on välja kujunenud see üks kindel autentimisviis, autentimislahendus, mida need petturid eelistavad? No täna ikkagi on selleks kahjuks kujunenud valdavalt Smart-ID, kuid on ka mobiil-ID, isegi on ka täna juba ID-kaardid mängus, et jah, aga enam levinud on siiski täna petturite jaoks Smart-ID kasutamine. Miks see nii on?
no seal on erinevaid siis nagu võimalusi neil selle nii-öelda loomiseks, ehk siis tehnoloogiliselt nii-öelda on seal rohkem võimalusi, kuidas seda Smart ID-d nii-öelda taas luua ja nii-öelda ja lisaks siis, mis on veel, on üks asi siis on see, et seda taas luuakse nii-öelda erinevate meetodite abil, küll ID-kaardiga, küll siis klient ise seda võimaldab luua, aga teine asi on siis see, et kasutatakse seda nii-öelda andmepüügi kujul, ehk siis PIN 1 ja PIN 2 välja peilimist nii-öelda, kas siis erinevate SMS-idega telefonikõnes, et survestatakse klienti neid PIN-koode ise kuhugile siis sisestama, et kuigi täna on see, kus me oleme ikkagi nii-öelda need tekstsõnumid, mis siis sinna Smart ID tehingute kinnitamisel tulevad, teinud palju detailsemaks ja täpsemaks, et kui klient midagi kinnitab, siis ta reaalselt näeb, mida ta kinnitab, et milliseid tehinguid ta kinnitab, et aga noh, kahjuks on see tänapäeva kiire maailm ja ühiskond ikkagi viinud selle asja sinnani, kus kliendid ei süvene. Smart-ID puhul ei saa üle ega ümber sellest, et Smart-ID loonud ettevõte SK IDS Solutions, mis muide 25% ulatuses kuulub ka Swedbankile ja seal on veel omanikeks on SEB ja Telia. Ehk siis nagu kõik kolm osapoolt tunduvad olevat nii-öelda mitte siis väga seotud nende pettustega, vaid see mõjutab nende kliente väga. Ehk siis teie motivatsioon peaks olema väga-väga kõrge, et võidelda neile vastu. SK on siin jämedalt võttes pool aastat tagasi arendanud välja uue versiooni Smart ID-st, mida nad kutsuvad Smart ID Plussiks. Mina küll Swedbanki nii-öelda igapäevane kasutaja ei ole, konto on mul olemas, paar päeva tagasi logisin sisse, vaatasin, et endiselt te kasutate Smart ID-d, mitte Smart ID Plussi. Miks nii? Jah, no sellele on nagu, võib-olla niisugust ühest vastust ei olegi, aga niisugune laiem ja üldisem vastus oleks siis see, et tegemist, et seda nii-öelda endale saada, siis see on väga-väga mitmetahuline ja suuremahuline arendus, et aga me oleme juba esimesed sammud selle poole astunud. Ehk siis esimesed etapid sinna selle nii-öelda lõpliku implementeerimiseni on toimunud, aga kuna ikkagi pankadel on ja ka meil on siis see, et meil ei ole ju ainult see üks osa, eks ole, meil on ka erinevad muud kohustused, mis me peame ära tegema, et direktiivid, mis tulevad, et mis nõuavad nii-öelda kohustuslikku arendust. Et siis lihtsalt me peame oma ressurssi jagama ja selle tõttu siis nii-öelda mõned asjad viibivad lihtsalt selle tõttu, et ressurssi ei jagu igale poole. Et, kui kaua see Swedbanki puhul veel viibib? Kahjuks ma täna ei oskagi seda öelda, sellepärast, et me ise loodame ikkagi lähiajal selle kasutusele võtta, kuid me teame ka seda, et meil on nii-öelda erinevatest teistest valdkondadest tulemas nii-öelda Euroopa Liidu direktiividest tulenevalt erinevad nii-öelda kohustused, kus me peame oma arendustegevuse nii-öelda väga kiiresti ära tegema, et alles oli ju meil see välkmakse implementeerimine, eks ole, et ja sellest tulenevalt on meil veel nii-öelda mingid tegevused, mis me peame ära tegema mingiks ajaks ja juba on ukse ees tulemas ja ootamas, eks ole, Euroopa siis jällegi liidust tulenev kohustuslik digirahakott, mis tuleb meil kasutusele võtta, eks, et jah, aga me loodame ja me soovime seda nii kiiresti kui võimalik, et meie omalt poolt nii-öelda pettuste osakonna poolt siis nii-öelda hoiame kätt väga tugevalt pulsil, et seda saada. Pool aastat enam-vähem on seda Smart ID Plussi olnud, kas me siis räägime nüüd teises poolest aastast nii-öelda, et pool aastat veel otsa ja siis võiks olla ta Swedbanki poolt olla kasutusele võetud? Ütleme nii, et mingi osa sellest küll, sest Smart ID Pluss ju koosneb kahest erinevast nii-öelda osast või poolest siis, eks ole, üks on siis see app-to-app nii-öelda lahendus on ja teine on siis see QR-kood, et
me tahaks loota, et jah, juba sellel aastal saame selle äppi kasutusele võtta, aga QR-koodi osas ei tea veel nii täpseid nüansse. Aga kas te näete ka pangana seda, et see võiks olla üks selline lahendustest, võimalustest, et kui nüüd see võetakse kasutusele, siis on kohe näha nagu pettused langevad kolinal? Kas nad just kolinal hakkavad langema, me muidugi loodame seda, et iga meie uus arendus või täiendus nii-öelda blokeerib siis nende petturite tööd suuremal määral. Aga kahjuks me näeme ka seda, et niipea kui me oleme midagi uut lahendust võtnud kasutusele, siis nad õige pea avastavad selle nii-öelda need nüansid ja ikka nad suudavad kuidagi ümber nurga sealt leida mingid omad kitsaskohad, mille peale me võib-olla ise pole kohe tulnud, et seda on raske ennustada, me loodame, aga elu näitab oma. Kas siin võib olla ka seda mängus, et kui te näete, et teie konkurendid, kellega taaskord tegelikult ECB-ga mõneti nii-öelda koostööd on või tegelikult ütlesid, kõigi pankadega on koostööd, aga kui nemad võtaksid selle Smart-ID Plussi kasutusele, kas see oleks ka teie jaoks motivaator, et miks see kiiremini kasutusele võtta? Ma usun küll, jah. No siis loodame, et kõik pangad seda teevad. Smart-ID Plussi puhul veel nii palju, et kui on teil kohtumised Smart-ID loonud ettevõtte SK-ga, kui palju nemad toovad seda välja? Kuulge, ütleme siis selle viimase poole aasta jooksul, et lahendus on siin laual olemas, võtke nüüd, tehke nüüd, hakake kasutama. Ja eks see Smart-ID Plussi nii-öelda kasutamisele võtmise ootus on absoluutselt SK-ID-l olemas, aga mina isiklikult nii-öelda ei tea neid nii-öelda detailselt neid nüansse, nii et eks need läbirääkimised käivad kusagil mujal. Tuleme tagasi natukene nüüd nende pettuste juurde. Kas teil on ka selliseid põnevusmomente töös, et te nüüd kõnekeskusest keegi tuleb jooksuga, kuule, mulle just helistas inimene ja ta ütles, et tuli nüüd selline petukõne ja me saime üheskoos nii-öelda jaole ja me hoidsime ära sellest, ma ei tea, inimesed ei röövitud 1 000 000 eurot näiteks. No päris niimoodi laua taha nad ei jookse meil jah, et me küll töötame tänaseks juba samas majas erinevatel korrustel, aga jaa, et me suhtleme klienditeenuste divisjoni töötajatega igapäevaselt, et see on ka üks osa meie tööst, et aga täna on ikkagi seis, kus me ikkagi 2/3 pettustest suudame ära hoida. Eks, et see 1/3 on siis see, kuhu nii-öelda, kus siis kliendid jäävad kahjuks sinna kaotaja poole peale, aga lihtsalt meil on väga palju neid juhtumeid, kus me saame ära hoida läbi selle, et me suudame klienti veenda, et teate, et see suure tõenäosusega on siiski pettus, et vaadake, et see ja see ja see viitab sellele, et seda siis kas siis kõneteel või ka juba kontoris koha peal nõustades kliente, kes tulevad kas siis sularaha võtma või limiite suurendama, et ikka ja siis ongi, et meiega võetakse ühendust, konsulteeritakse, meie saame jooksvalt uurida taustainfot ja seal siis üheskoos nii-öelda tegutsedes jah, me saame nii-öelda ikkagi suurema osa kahjusid ära hoida, et õnneks on see siiski veel täna niimoodi. Kui ma kipun reisima, mida ma üldjuhul aastas korra teen sellise suurema reisi, kus ma väga väikese aja jooksul, ma võin riike väga kiirelt vahetada. Ehk siis ma võin kas või 1 päeva jooksul olla 3 erinevas riigis ja igas riigis ma teen ühe väikese makse. Ja võib-olla mu mälu petab mind, aga ikkagi praegu vähemalt siia konteksti sobib väga hästi. Mulle meenub see, et iga kord, kui ma reisin, saan ma teavituse SMS-i ja see on Swedbanki poolt, et teie krediitkaart on nüüd pandud kinni, sellepärast, et midagi kahtlast toimub. Kuidas te selliste potentsiaalsete siis pangapettuste puhul, et kui te näete mingit mustrit, et nüüd inimene logis sisse, te näete IP asub Eestis, aga kuidagi nagu mõned minutit hiljem logitakse sisse, aga IP asub kuskil mujal. Kas te seal teete ka midagi, võtate ette, et panete nüüd konto lukku kas või 10 minutiks, helistate, kirjutate, et kuulge, mis toimub?
Just, et seda me teemegi, et kui me ikkagi näeme oma monitooringusüsteemis, et midagi on nii-öelda kliendi kontol, kliendi juures toimumas ebatavalist siis sellest kliendist tulenevalt, et siis ikkagi esimene asi, mis me teeme, on me paneme nii palju plokki, mida annab plokki panna ja siis võtame kliendiga ühendust, et hakata nüansse täpsustama. Ja mis see ebatavaline on? No seal võibki olla absoluutselt mingid tehingud, mingid järjestikused tehingud, mingid välismaised tehingud, mingid ülekanded, et neid nüansse on hästi palju, et päris kõike nagu nii-öelda lauale laotada ei saa, mida me täpsemalt siis nagu monitoorime ja mis on need reeglid, mida me jälgime, aga neid asju on palju, mida me täna jälgime ikkagi väga kliendipõhiselt. Kas te automaatselt, siis ütleme nii, et proaktiivselt olete pannud ka mõne potentsiaalse saaja riigi kohta, et see riik on kõrgendatud risk ja kui see kanne läheb nüüd sinna, siis vahet pole, kui rikas või vaene see klient on, et me paneme igal juhul selle tehingu et ta ei läheks välkmaksena, vaid ta võtaks rohkem aega, et inimesel oleks aega selle potentsiaalse pettuse ohuga kohaneda või saada aru, et ta võib-olla sattus pettuse ohvriks ja kõike seda? Täna meil aegviivitust kui sellist peale veel pandud ei ole, et see on ka üks asi, millega me täna tegeleme, et kuna meie ukse ees on tulemas ka uus makseregulatsioon Euroopa Liidu poolt, et siis seal on erinevad viivitused kohustuslikud pankadel. Et siis täna veel seda meil ei ole, et me paneme siis, kuidas siis öelda eesti keeles seda, et inglise keeles on hold, eks ole, et me paneme need ootele, need välkmaksed, et tänane välkmakse süsteem ikkagi on see, kus hästi kiiresti need maksed liiguvad, küll aga kui me tuvastame kuskile kontole minevat ülekannet, kuhu ta ei tohiks minna, ehk siis kuskil on mingisugune list, eks ole, kus siis on need keelatud kontod sees, et siis kui me seda tuvastame, siis me seda makset läbi ei lase, küll aga me seda ootele veel täna ei pane. Te mainisite korra seda, et te võtate kliendiga ühendust, et kui midagi kahtlast on ja selline, kuidas see ühendust võtmine toimub? Me ikkagi püüame esmajärjekorras helistada kliendile ja selle käigus me ei lase ennast tuvastada, sellepärast, et meie jaoks on see klient juba teada, kellele me helistame, et me ei taha ühtegi PIN-koodi selle käigus saada, et me lihtsalt tahamegi kliendi käest saada täiendavat infot selle kohta, et mida tema näeb, ja kas see tehing, mida me nüüd tuvastasime, on ikka tema tehtud või mitte, ehk siis me suhtleme kliendiga, meil on omad konkreetsed küsimused, mida me siis klientidelt küsime, et aga kindlasti me ei palu ühtegi PIN-koodi mitte kuhugile sisestada selle käigus. Aga see on nagu vesi nende petturite veskile ju. Sest et üks osa nende pettustest ongi see, et tere, ma helistan pangast, teil on siin mingine kahtlane tehing, me panime lukku, aga nüüd te peate audentima, et me saaksime siin, ma ei tea, viimased pidurid peale panna. No siin ongi nüüd see, et inimesed peavad aru saama, et kui pangad ise neile helistavad, et siis me ei taha mingeid PIN-koode saada ega ka kuskile mingeid kaardiandmeid sisestada ega midagi muud siukest, et kui meie juba helistame ise kliendile, siis on meile see klient teada, meile on selle kliendi tehingud teada, et siin on nüüd see suur vahe ja me ei survesta klienti kiirustama mitte millegagi. Et see on ka nagu väga suur vahe, sest petturid on need, kes survestavad inimesi, et võt nüüd on kiiresti vaja, sest muidu juhtub see, aga kui meie juba helistame, siis meie poolt on juba asjad blokis. Ehk siis me ei kiirusta klienti mitte kuhugile,
et pigem me tahame, et ta rahulikult mõtleks järele, mis ja kus ja kuidas, et ja siis juba saaks edasi toimetada. Kas Swedbankis on olemas võimalus, et ma saan panna limiidi vastavalt sellele, millist autentimist lahendust ma olen kasutanud, et teie teenust kasutada? Ehk siis, et kui ma login Smart ID-ga sisse, siis minu maksimaalne ülekande summa oleks näiteks 100 eurot ja mitte rohkem, aga kui ma ID-kaardiga login sisse, siis kas või kõik oma miljonid võin ära kanda? Ei, seda meil ei ole. Aga miks ei ole? Meil on täna ikkagi see, et kui meil on nii-öelda tugev autentimisvahend, me tunneme selle logides ära, siis ikkagi on need maksimaalsed limiidid, mis siis iseteeninduses on võimalikud, ehk siis täna on Swedbankil need eraisikul siis 10 000 ja 20 000 eurot, ehk siis kõik, mis läheb üle selle, siis tuleb juba pangaga personaalselt ühendust võtta. Kas see ei ole koht, kus pank võiks sellise limiidi kehtestada? Jaa, see on absoluutselt see koht, millega me sellel aastal ka kavatseme tegeleda, ehk siis oma nii-öelda vaadata üle kõik need tooted ja teenused, mis meil siis klientidele saadaval on, et kuidas teha neid nii-öelda siis veel turvalisemaks, kas siis kuhugile lisada mingid viivitused peale, kas siis midagi madalamaks, midagi ebamugavamaks teha, et kahjuks on see niimoodi, et kui me räägime nüüd pettuste tõkestamisest, et siis siinkohal kiirus ja mugavus ja selle tõkestamine ei käi nii-öelda käsikäes, ehk siis kui me tahame midagi teha nii-öelda aeglasemaks, kui me tahame midagi teha nii-öelda turvalisemaks, siis kahjuks see muutub ka veidi ebamugavamaks. Et täna lihtsalt on olukord selline jah, et kui me midagi tahame muuta selles vallas, et siis inimestel õnneks on tekkinud ka see arusaam, et okei, et kui pank midagi nii-öelda teeb aeglasemaks või ebamugavamaks, et siis seda nende enda hüvanguks. Et võib-olla aasta-2 tagasi oli küll see veel, et kui kliendid tundsid kas või mingit minutilist viivitust kuskil, et siis juba oli väga-väga paha kõik, et aga täna on siis juba see olukord, kus kliendid ise tulevad ja küsivad, et kuulge, et kas te saaksite teha ära võtta selle kiiruse, et mis on väga positiivne, et kliendid on ka ise hakanud mõtlema selle peale, et äkki ei peaks kõik nii kiiresti käima. Oleks võinud kohe saate alguses küsida seda, et millist autentimislahendust ise eelistate panka sisse logimiseks? Mina personaalselt kasutan ikkagi Smart ID-d. Eks see on ikkagi mugav teie jaoks? On. Ja te ei karda pettuse õnge? Ma olen oma loomult ise üsna skeptik igasugustes asjades, nii et ja ma pigem ongi, et jaa, mulle on tulnud neid kõnesid ja on olnud neid SMS-e ja kirju igasuguseid, et aga ja alles hiljuti tuli mul väga healt sõbrannalt, et kuule, et ma vahetasin telefoni Messengeris, et kui ma vahetasin telefoni, et mul on nüüd kõik numbrid kadunud, et ole hea, anna mulle oma telefoninumber, on ju. Siis ma mõtlesin, et okei, kahtlane. Ja siis ma tegin oli see, et ma lihtsalt helistasin ise talle, on ju, et kas sul päriselt ka nüüd on nagu kõik nagu kadunud, on ju, et ja siis jah, tegelikult ka on ju, ehk siis ongi, et ma olen väga skeptiline. Ma ise väga ei sisesta suvalistesse kohtadesse oma andmeid, et ja kui keegi mulle autoroolis helistab, et kas on aega rääkida, siis ei, mul ei ole aega rääkida, et võib-olla see on ametist tulenev eripära. Mis on selline kindel soovitus, kui olla Swedbanki klient ja saada see kõne, mis tundub selline kahtlane, et see võib olla pettus, mida peaks tegema? Esimene asi on ikkagi see, et võtke korraks paus, katkestage see, kas või öelge, et mul ei ole aega praegu rääkida. Kui helistabki pangast, siis pigem nii-öelda ja kui hakkab rääkima sellest, et nagu on vaja kuskile nagu PIN-koodid sisestada, et no siis lihtsalt katkestage see kõne ära, et ärge üldse jätkake edasi. Aga kui te ei ole päris kindel, et kas see on pank või mitte pank, et siis
alati on võimalus helistada panga ametlikule kontakttelefonile tagasi ja küsida, et kas te üritasite minuga ühendust võtta, et sellepärast, et ongi, et tasub ka võib-olla mõelda selle nurga alt, et kas te näiteks ise olete algatanud pangas mingeid protsesse, kus pank võiks teiega ühendust võtta, on see laenu taotlemine, liisingu taotlemine, ükskõik mis iganes kontaktse pangaga on, eks ole, et kus pank võiks teile helistada, et kui seda pole olnud, et siis ei pruugi see olla, eks ole, aga nii nagu ma ennem ka ütlesin, on ju, et kui me oleme ise avastanud mingeid kahtlaseid tehinguid kliendi kontol ja paneme need kasutajatunnused ja kaardid plokki, et siis ja ise kliendiga ühendust võtame, et siis me kindlasti ka nii-öelda mainime selle kõik ära, et tegemist ei ole nii-öelda pettusega, on ju, et ja me kindlasti jälle jätkuvalt ei küsi PIN-koode. Kas seal on üldse kliendil mõtet teiega ühendust võtta, et kui ta ka saab selle kõne ja ta saab kohe aru, et see on pettus, lõpetab kõne ära, kas tal on mõtet informeerida panka või politseid? Ikka. Selles mõttes, et alati tasub informeerida, sellepärast, et on vaja aru saada nendest mustritest esiteks ja teiseks meil on vaja ka aru saada võib-olla nendest telefoninumbritest ja skeemidest, mida nad seal taga teevad, et alati tasub informeerida, et kas ja nii politseid kui ka panka. Kuigi pank ja politsei teevad väga tihedat koostööd, et siis nii pangal kui ka politseil on siis olemas spetsiaalsed meiliaadressid, eks ole, kuhu sellist infot edastada ja selle info me võtame väga hea meelega vastu. See teema on huvitav. Kas üks asi, mida vähemalt mulle endal on jäänud mulje, et viimastel, ma ei tea, mis me räägime, 3 aastat äkki umbes niimoodi, kui need selline suur laine on käinud, aga enne seda mina mäletasin, et olid sellised ettevõtete siis raamatupidajate ja tegevjuhtide pettused, kus siis ongi, et justkui raamatupidaja saadab tegevjuhile kirja või kellel iganes, kellel on nii-öelda ligipääs kontole, et kuule, nüüd on see kanne on vaja mega ruttu ära teha, kohe logi sisse, tee ära. Kas sellised pettused ka veel tänapäeval eksisteerivad või need on ära kadunud? Ikka eksisteerivad. Et kuigi ja suurem osa pettustest hõlmab ikkagi seda andmepüüki, siis sellised ettevõtetele sihitud nii-öelda siis skeemid, kus siis survestatakse ühte või teist osapoolt tegema ruttu ülekandeid, on absoluutselt veel ka tänapäeval olemas, nii et jah, eksisteerivad, küll mitte enam võib-olla nii palju, sest ettevõtete omanikud on päris palju nii-öelda ikkagi targemaks saanud ja kontrollivad neid asju rohkem üle, kuid ikkagi täna on seis, kus ettevõtete suunas ikkagi tehakse väga sihipärast tööd. Ja mis siis ikkagi saab, kui ma olen jäänud pettuse ohvriks, minu kontolt on võetud raha, mida ma saan teha, millistel hetkedel tuleb Swedbank kliendile vastu, ütleb, et selge, sa saad selle raha tagasi või sa saad mingis ulatuses tagasi, kuidas see välja näeb? Jah, kui nüüd kui klient on sattunud siis pettuse ohvriks ja see raha on kadunud, et siis ütleme nii, et täna on seda raha väga raske kätte saada. Just nende samuste välkmaksete tõttu, eks ole, mis on nüüd üle-euroopalised maksed, et need liiguvadki ühest Euroopa pangast teise 10 sekundiga. Et siis neid on väga keeruline kätte saada, aga sellegi poolest, et kui nüüd ise avastate, et midagi on toimunud, kuskilt on mingid rahad liikunud, siis mida kiiremini te pangaga ühendust võtate, seda suurem on tõenäosus, et meil siiski võib õnnestuda see raha tagasi saada. Meil on olemas siis nii-öelda võimalus teha raha tagasikutsumine, et meie maksete osakonnaga me seda koostööd väga tihedalt ka teeme, aga jah, nende välkmaksete tõttu siis on see nii-öelda aina vähem tõenäolisem, aga jah, me ikkagi anname alati endast parima, et midagigi proovida ja ära teha. Siia nüüd peab vist ütlema
ütleme ikkagi väljamaa keeli disclaimer'i, et päris investeerimisnõu ei jaga ja kõike seda, igaüks vaatab seda ise. Aga kas üks variant ja lahendus ei oleks see, et kus tõesti inimeste finantskirjaoskus ka nii-öelda ajas areneb ja et nad ei hoiaks lihtsalt oma niisama tavalisel kontol, kus nad oma igapäevased kulutusi teevad, liialt suurt vaba rahasummat, vaid see raha oleks nii-öelda pargitud kuskil, kas ta siis investeerib, ostab aktsiaid, paneks oma 3. sambasse, mida iganes, kuhu kuskile mujale, kust ei saa seda niimoodi nii kiirelt hetkega kätte. Jah, see on tõesti selles mõttes, et jah, ei propageeri, ei anna soovitusi, aga ja see on selles mõttes küll üks väga hea vahend nii-öelda hoidmaks oma raha. Võib-olla turvalisemalt tõesti kui see, et ta lihtsalt seisab sul seal pangakontol, et jah, kasutan seda varianti isegi. Kas mitte tähtajaline hoius ei ole samamoodi, et kus tegelikult ei saa kohe seda raha kätte, et seal on mingine nii-öelda ooteaeg? Meie pangas täna saab selle kohe kätte, et jah, PIN 2-ga küll tuleb seda kinnitada, aga jõuab see raha põhimõtteliselt koheselt kontole. Et aga siin on nüüd see, et jällegi sellest aastast me oleme võtnud ka need, nagu ma ennemgi mainisin, oma tooted ja teenused sihikule, et vaadata need asjad üle. Et kas me saame seal midagi ära teha, et koheselt tekitada ka sinna see viivituse hetk, aga jällegi tasub oma limiite üle vaadata. Et ka me ise pangana proaktiivselt tegeleme sellega, et me vaatame oma klientide limiite üle ja kellel on need ikkagi nii-öelda liiga suured siis vastu nii-öelda igapäevast tarbimist, et siis pigem me anname seal nii-öelda sõnumi kliendile, et palun alandage, et suuname selle tähelepanu sinna, sest et kui seal ongi nüüd see, et okei, et meil on iseteeninduses näiteks limiit 20 000 aga kui seal kontol on, eks ole, 100 000, et siis kas jääda kogu 100 000 ilma või siis ainult 20 000, kui nii saab öelda, eks ole. Et siis see on ikkagi märkimisväärne vahe. Ja ma kujutan ette, et mõne kuulaja kõrvad lähevad kikki selle peale, et oot, kas pank nüüd vaatab kogu aeg kõike, mida mina teen ja kuskil mingine suur vend nüüd ütlebki selle peale, võt see tehing on liiga suur. Meil on vaba maailm, ma võin kulutada nii palju enda raha, kui mul on ju. Jaa, absoluutselt. Aga pankasid piiravad siiski erinevad ja kohustused, kus me peame seda tegema, me peame jälgima, et ja kuna need nii-öelda üle maailma kõik need tehingud liiguvad, et siis meil on kohustus jälgida neid tehinguid. Ja saate lõpetuseks selline väga lihtne küsimus, mis on Swedbanki klientidele selline lihtne, kiire, hea soovitus, mida kogu selles keskkonnas, kus me praegu elame, kus need pettuseid on väga palju, me kuuleme söögi alla, söögi peale, et jälle keegi jäi suurest rahasummast ja ilma, näiteks mina ajakirjanikuna ma saan kogu aeg politsei või pressiteated, kus iga päev, kohe kindlasti iga päev on mõni uus ohver on seal välja toodud. Jah, number 1 asi on see, et ärme kiirusta nii palju nende asjadega, et paratamatult meil on nii-öelda selline ühiskond, ja keskkond, kus me oleme hästi palju nii-öelda just selles suunas, et meil on kogu aeg kiire, meil on see info üleküllus, et siis pigem võtame aja maha, natukene mõtleme asjade üle järele, et kas ma nüüd pean seda tegema või ma ei pea seda tegema, mida mulle just telefonis öeldi, ja natukene ka sükest ikkagi loogilisemat mõtlemist võiks olla, et kui mulle ikkagi telefonis öeldakse nii-öelda politsei või panga esindaja poolt, et mul oleks vaja nüüd sinu pangakaarte, eks ole, koos PIN-koodidega, et siis ja andke need kuskile lähima mingi kulleri kätte, et siis loogiliselt võttes, et see ei ole normaalne toiming. Mitte ükski pank ega politsei seda ei küsi mitte kunagi, et või ka nende PIN-koodide sisestamist, eks ole, et
kui helistatakse, et justkui pangast, et oi, et me näeme, et väga kahtlane tehing on teil siin toimunud, aga et selleks, et seda peatada, et pange nüüd ruttu oma PIN-koodid kuskile sisse, on ju, et me saadame teile lingid sinna tänna, on ju, et siis jumala eest ärge seda tehke, on ju, sest et tõesti mitte ükski pank seda ei taha, ei küsi ega hakka kunagi küsima. Saime saate lõpetada selliste praktiliste näpunäidetega, et mida teha või mida mitte siis teha. Loodan, et sellest oli kasu ja vähemalt siis ühe pettuse hoiaks ära. Kriitilises intsidendis oli sel korral külas Swedbanki pettuste tõkestamise ja ennetamise valdkonnajuht Julia Plaamus. Suured tänud Juliale saatesse tulemast, suured tänud head kuulajad teile kuulamast. Saime sellise väga hea ülevaate, kuidas pangapettuste maailm siis pangavaatest toimib ja töötab, mida pank ja pangad koos politseiga siis ära teevad, et neile pettustele natukenegi pidurit panna ja loodame, et Swedbank peab oma sõna ja võtab veel sel aastal Smart ID Plussi kasutusele. Kindlasti hoian kätt pulsil ja küsin kas või iganädalaselt, igakuiselt, et kui kaugel nad on sellega. Suured tänud kuulajad kuulamast, mina olin saatejuht Ronald Liive ja kohtun teiega järgmisel korral.